Tere! Minu nimi on Jaanis ja täna jagan oma kogemuste põhjal soovitusi, kuidas akutrelli valida. Bauhofi tootevalikus on üle 30 erineva akutrelli ja selleks, et otsustada, millist akutrelli endale valida, tuleb kõigepealt välja mõelda, millisteks töödeks ja kui tihti te seda akutrelli kasutate. Ja sellest siis juba sõltub see, millise hinnaklassiga akutrell osta. Akutrellide hinnaklassid jagunevad siis vastavalt, et akukruvikeerajad ja lihtsamad akutrellid, mis on mõeldud kodukasutajatele, jäävad sinna 50–200 euro kanti ja professionaalsemad akutrellid, mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks ja tihedaks kasutamiseks, nende hinnad jäävad 300 ja 400 euro kanti. Ja professionaalsete akutrellide ja akulööktrellide valikus on olemas ka harjavabade mootoritega akutrellid, mis on siis tähistatud eraldi tähisega BL või siis on akutrellile peale kirjutatud brushless. Ja harjavabad mootorid on siis võimsamad, töökindlamad ja sobivad just nimelt professionaalseks ja igapäevaseks kasutamiseks. Akutrellid võib jaotada 3 erinevasse kategooriasse. Esimeseks kategooriaks on väikesed akukruvikeerajad. Akukruvikeerajate väändemoment on umbes 30 Newtonmeetrit üldiselt ja sellest piisab selliste väiksemate 4–5 mm kruvide keeramiseks puidu sisse. Et selliste väikeste kruvidega akukruvikeerajad saavad väga hästi hakkama. Akukruvikeeraja tunneb ära selle järgi, et neil on selline kuuskant padrun. Ja see on neil sellepärast, et neid kasutatakse ka ainult kruvi keeramise jaoks ja tänu sellele kuuskant padrunile on siis otsikuid kiire ja mugav vahetada. Teine kategooria, mis on ilmselt kõige levinum akutrellide kategooria, ongi siis selline klassikaline akutrell, mis võimaldab nii kruvide keeramist kui ka siis juba aukude puurimist. Ja selliste akutrellide, mis on 18-voldise pinge juures, mis töötavad, nende väändemoment jääb sinna 50 ja väga heade akutrellide väändemoment jääb sinna 100 Newtonmeetri juurde. Aga ütleme 50–60 Newtonmeetrit on täiesti piisav, et kruvida selliseid jämedaid kruvisid, näiteks puidu sisse, mida kohe näitangi. Ja lisaks kruvide keeramisele saab sellise trelliga väga edukalt ka auke puurida. Mul on selleks siin olemas selline oksapuur, 25 mm. Et tavalise puidupuuriga on väga lihtne puurida, aga sellisel akutrellil on ka piisavalt palju jõudu, et puurida ka oksapuuriga puidu sisse mõni suurem auk. Nagu läbi või. Kolmandaks kategooriaks on akulööktrellid. Akulööktrellid on oma olemuselt muidu täpselt samasugused nagu tavalised akutrellid. Ainukeseks erinevuseks on see, et nendel on olemas ka löökfunktsioon. Ja akulööktrelli tunnebki ära selle järgi, et nende peal on selline haamrikujutis. See akulööktrell on siis hea betooni või kivi või sellise kõvema materjali puurimiseks. Et tavalise akutrelliga jääb jõudu väheks, siis löök aitab meid natuke kaasa. Ja löökfunktsiooni demonstreerimiseks puurimegi siia tellisesse ühe väikese augu. Ja võrdluseks puurime siia kõrvale ilma löökfunktsioonita augu. Et erinevus on väga ilmne, et löökfunktsiooniga saame me selle augu umbes 3–4 korda kiiremini tehtud. Kivi ja betooni puurimise puhul on löökfunktsioon hädavajalik,
sest et ilma löökfunktsioonita sellistesse kõvadesse materjalidesse augu puurimine ei õnnestu. Löökfunktsiooni kasutamine näiteks keraamiliste plaatide puhul on kindlasti välistatud. Järgmiseks oluliseks kriteeriumiks akutrelli ostmisel on akutrelli aku ja eriti selle mahutavus. Akutrelli mahutavust mõõdetakse ampertundides ja see jääb vahemikku tänapäeva akude puhul 1–5 ampertundi. 1 ampertunnised akud, 2 ampertunnised akud on palju väiksemad ja näevad enam-vähem välja sellised. 3–5 ampertunnised akud on palju suuremad ja kaaluvad rohkem, aga nende eeliseks on see, et nendega saab oluliselt kauem teha tööd. Aga väiksemad akud selliseks kodus töötamiseks piisavad ka täiesti hästi, et tund aega tööd teha üldiselt ei ole mitte mingisugune probleem. Aga kui on vaja teha intensiivset tööd hästi pikalt või puurida jämedaid auke või kruvida jämedaid kruvisi, siis on kindlasti mõistlik mõelda natukene suurema aku peale, mis kestab kauem ja millel on siis tänu sellele ka rohkem jõudlust. Järgmine oluline asi, mida akutrelli ostmisel tähele panna, on akutrelli tööpinge. Akutrellide pinged jäävad 10 voldi ja 18 voldi vahele. Ja sisuliselt madalama pingega akutrellid on nõrgemad ja kõrgema pingega akutrellid on võimsamad. Näiteks sellised väiksed akukruvikeerajad töötavad enamasti 10 voldi pealt. Samas sellised suured akukruvikeerajad, millega saab ka siis juba auke puurida ja millel on tihtipeale ka löökfunktsioon, need siis töötavad juba 18 voldi pealt ja on tänu sellele võimsamad ja töökindlamad. Üks hea soovitus, mille ma tahaksin anda, millega on võimalik säästa kuni 100 eurot, on see, et kui teil on kodus juba mõni akutöörist olemas, siis võtke selle aku poodi kaasa ja proovige seda akutrelli selle sama akuga, sellepärast et need akud on universaalsed ja selle sama akuga saab kasutada kõiki erinevaid akutööriistasid, mis on siis sama tootja poolt valmistatud. Näiteks Makital on väga lai tootevalik, samamoodi Metapol. Paljudel akutrellidel on ka mitmed kasulikud lisafunktsioonid. Üks levinumatest on LED-tuli ja LED-tuli asetseb akutrelli päästiku juures ja see on väga kasulik siis, kui te töötate pimedates kohtades või pimedates nurkades, kus valgustus on hästi halb ja siis ei ole vaja eraldi taskulampi kaasa võtta. Teine hea lisafunktsioon on aku laetuse indikaator, mis on sellepärast hea, et selle pealt saab hästi vaadata, kui palju on akul veel tööaega järgi. Samuti on aku laetuse indikaator teinekord ka aku enda küljes. Selleks tuleb osta spetsiaalne aku, mille siis indikaator on olemas. Ja kui aku tühjaks saab, on olemas lisavarustusena aku laadija helimärguandega, mis annab siis märku sellest, kui aku on täis. Ja kruvide kruvimiseks on väga kasulik ka magnetotsikute komplekt, mis tagab selle, et kruviotsikud ei kuku töö käigus otsikust välja. Kindlasti said kasulikke juhtnööre, mille abil endale akutrelli valida. Bauhofi kauplustes on kõik akutrellid proovimiseks väljas. Tule ja veendu ise või külasta meie e-poodi.